Auväärt esimees, linnapea, auväärt kolleegid. Mina kui igavene eputis möllan kullaga. Näete, siin on Davidi kuld 100 grammi, 50 krooni, 765. 100 grammi. Tähendab, see asi möllab siin, palun järgmine slaid. Nii, see möllab üles nüüd allapoole. Ja nüüd allapoole, vaat see tekst. Nii, nüüd lugege seda teksti. Lugege seda teksti. Ma olen jälginud, kui Adonen läks Riigikogust ära, siis Adonen pidi minema mingisse kullaauku, tähendab, et Riigikogust ei saa kullaaugust minna ära, kui ei ole teist suuremat kullaauku. Adonen läks ära 3,5 aastat tagasi, ma hakkasin jälginud, miks ta läks sinna Davidisse üldse. Nii, tollel ajal maksis, kui Davidisse läks, Adonen maksis kulla 100 grammit 17 000 krooni. See oli 3,5 aastat tagasi. Nii, nüüd maksab ta 50 000 kopikatega, eile maksis ta 51 000, tähendab, reedel maksis ta 53 000. Tähendab 100 grammi. Öelge mulle, kallid seltsimehed, sõbrad, kallid kaasvõitjad, kuidas on võimalik püsida riigil, kus kohas üldise maailma valuuta alus, kuld, möllab ühest servast teise. Tähendab, ma tahtsin viidata sellele, tähendab, et mida härra Linnab ütles, et on oodata inflatsiooni. Tähendab, sellise kullagraafiku puhul tähendab, isegi aborigeen saab aru, et midagi on viltu. Tähendab, et siin ei ole mitte mingisugust erilist sügavat matemaatikat vaja. Saate aru, kui te see 1% müügimaks sinna juurde panna, sest see 1% müügimaks maksate nii kui nii. Te lähete ka Stockmanni 20% alla hinnatuspäevaga, naisterahvad lähevad silda, aga sama kaup müüakse sama hinnaga kõrval poes nii ehk naa maha, ilma igasuguse alla hinnluseta. Tähendab, meie oleme lihtsalt natukene, no ma ütlen enda kohta, ma olen natuke loll. Et ma tahan, muidu ma äkki solvan. Suur tänu, seltsimehed. Suur tänu. Tähendab, aga mõelge selle asja üle järele. Tähendab, eriti sina, Valdo, kes olete rahvusvaheline ärimees, et kes arvutab kõike kullas, võtab võlga kullas, võtab võlga euros, dollarites ja nii edasi. Ei, no mõtlen, et sama ruame Rootsis. Nii, aitäh. Suur tänu teile. Kõnepuldist Siim Kabrits.